Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Käes on kevad, lumi on juba põhimõtteliselt ära sulanud, aga lähen otsin ikkagi võimaluse kuskil teha viimase lume suusatamist. Kus ikka, kui söön Tallinnas, kui Nõmme spordikeskuses. Väheke imelik on minna sinna suusad käes ja ümberringi lund pole. Nii-öelda sinna suusakeskuse poole. Aga noh, mis seal ikka, loodetavasti seal ikka lund on. Nii mõnigi on veel tulnud siia kunstlumerajale. Noh, ega see kvaliteet väga hea enam pole. Eks see kevad võtab oma võimust. Spordikeskuse suusalill hakkab ka vaikselt valmis saama. Või noh, vähemalt nii palju, et suusatajad saavad nüüd siit läbi minna. Sama suusasida juures on siis kõige kehvem lõik, ütleks, et ainu pisike rada läheb siit. Ülejäänud on siin kõrval maa päris must. Siin on veel natuke kunstilund. Vaevalt, et seda siin, ma ei tea, kas seda siin laiale haetakse ka või mitte. Aga iseenesest see siin spordikeskuse juures olev väli on ikka päris libe. Noh, eks siin ka kõige rohkem peal suusatada. Hoolimata selleks, et rada on selline nii ja naa, siis siin need suusatajad on veel. Nii, rajaalu libedust näitab ka see pisikene küngas. Lükkan siis pisik soo sisse. Ja lähen. Raja põhi on siin päris libe. Tuha jää. Noh, siin on nüüd ka mustust. Tõstan ühe suusa üles. See siin on vist üks paremaid lõike. Rada ei ole must. Ei ole ka nii libe. Täitsa mõnus siin sõita isegi selle lõigu peal. Suusatajad ja fanette ikka leidub, kes tahavad suusatada. Sealt ka veel üks tulemas. Või mitu lausa. Nii, suusatamine tehtud. Noh, ega ei saagi tahta väga palju raja kvaliteedist sellises viimase lumesõidul. Oli mustust, libedust, aga sai täitsa sõita. Mind pani eriti üllatama see, kui palju harrastajaid ikkagi tuli. Ma panen korra suusad maha. Mind pani ikkagi imestama see, kui palju oli suusatajaid. Noh, võiks juba ju rattasõidu, jooksmise ja muu asjaga tegeleda. Aga ei, no eks nüüd umbes selline vana harjumus on, et tahta veel viimased sõidud ära teha. Minu poolt aga, mis seal ikka, head kevade algust ja näeme õues.